Nii, tere kõigile siinviibijatele ja kes kõik siis ekraanide taga on. Minu nimi on Jaanus Valdmaa, tegelen MKM-is siis kodaniku sündmusteenustega ja, ja hea meelega annangi siis täna sellest ülevaate, et kuhu maale tulnud oleme. Võib-olla isegi, mis need sündmusteenused on, tuletada seda meelde ja kuhu me siis edasi minemas oleme. Et täna on sellele teemale siin juba üksjagu reklaami tehtud, seega ma kujutan ette, et see märksõna on korduvalt läbi käinud ja ma väga loodan ka, et see sündmusteenuste kontseptsioon, olles tegelikult väga lihtne ja loogiline ning intuitiivne viis, kuidas me tahamegi avalikke teenuseid tarbida ja kogeda, on tegelikult on juba hästi arusaadav ja siit nüüd tulebki ainult edasi rääkida sellest, et kuidas seda kõike teha. Täna ma sellest räägingi hästi põgusalt lihtsalt, et mis on sündmusteenused ja kui seda vaadata ühe sellise nii-öelda märksõna mõttes, siis see ongi teenuste osutamine kodanikust lähtuvalt. Ehk siis, kui me oleme enda digiriigi ühiskonna või digiühiskonna arengukavas 2030 ära märkinud selle, et meie ambitsioon on olla parim digiriik maailmas, siis just tegelikult seda me täpselt tahamegi teha. Ja seda sündmusteenused aitavad ka võimaldada teha. Ehk siis me näeme, et kui me ei pea kodanikke ega ka ettevõtteid tegelikult koormama tarbetu asja ajamisega sellega, mida tegelikult infosüsteemides saaks taustal ära korraldada ja andmed juba ära vahetada, siis juba läbi selle kogu see digiriigi kogemus paranebki. Loomulikult ei tee MKM seda üksinda, MKM on selles suunas strateegiline eestvedaja ja sisulise töö kõikide erinevate suundade raames teevad tegelikult ära meie head partnerid, kellega me koostöös sündmusteenuseid realiseerime. Et loomulikult tehnoloogiapartner Riigi Infosüsteemi Amet, aga ka mitmed teised riiklikud asutused, kes on võtnud selle nii-öelda julguse teha seda transformatsioonist, et see tõeliselt on transformatsioon selles, kuidas riik enda kodanikele teenuseid pakub. Ja paraku me kõik ei saa siin täna seda üheskoos laval ette kanda, seega olen mina selle kõneisiku rolli hetkel võtnud. Küll aga tahan meelde tuletada seda, et siiski sisulise töö ja suure osa sellest tööst teevad ära väga paljud sisuasutused. Ja ühtlasi, kuigi me räägime täna ainult kodanikepoolsetest sündmusteenustest ehk siis elusündmusteenustest, siis täpselt samasugune suund on ka MKM-is arendusel ka ettevõtete poole pealt. Ehk siis teha ettevõtete elu lihtsamaks, mugavamaks, tuua see info ühte kohta kokku ja panna andmed taustal liikuma. Kuigi ma seda täna ei puutu, siis kahtlemata see teema on samuti laual ja hoogsalt töös. Ja ka mina tahan öelda, et kuna see teema on meil tõenäoliselt endale kõige paremini selge, aga väljapoole võivad jääda mitmed küsimused õhku, siis julgustan küsima küsimusi. Ja kui kohe ei taha seda teha, siis võib loomulikult seda teha hiljem, meilid on olemas, meilid liiguvad, nii et tehke seda julgelt, hea meelega selgitame juurde. Nii, aga lähme siis asja juurde. Mis on üldse see probleem, millest lähtuvalt me sündmusteenuste arenduse ette oleme võtnud? Et kuigi lähtuvalt sellest DESI-raportist, millest on ette varasemalt rääkis, Eesti on Euroopa Liidus number 1 avalike digiteenuste osutamises, siis olles number 1 me tegelikult ka näeme ju seda, et mis on nagu need järgmised probleemid, järgmised frontiirid, kuhu edasi areneda. Ja täna me näemegi seda, et kodanike vaates on riigiteenused killustunud, ehk siis see kasutaja kogemus ei ole ühtne. Kui vaadata inimese poolt, siis on ju väga loogiline üks elusündmus selline nagu abiellumine või lapse saamine. Kuid riik vaatab seda senimaani ja igati ka nagu põhjendatult siiani seda, kuidas erinevad asutused saavad teenuseid pakkuda lähtuvalt sellest konkreetsest elusündmusest. Ja kuna iga asutus pakub erineva kvaliteediga enda teenuseid ja erineva loogikaga, siis kodaniku jaoks tihtipeale ongi lihtsalt aru saamatu, et missugusel hetkel, mida ma pean tegema. Ja tihtipeale, nagu Ott enne ka välja siin tõi, et just näiteks see sama hambaravi hüvitis, kui sa sellest õigel hetkel ei tea ja sulle seda näiteks meelde ei tuletata, siis on väga lihtne lihtsalt jättagi teenused, mis on tegelikult sulle kas siis kodaniku või ettevõtjana avatud, kasutamata. Teine probleem või teine nii-öelda probleemi sammas on just see, et kodanike poole pealt peab olema see initsiatiiv võetud, et üldse avalike teenust tarbida. Et tihtipeale, kuigi see info, andmed
et missugused õigused või missugustele teenustele on kellelgi õigus, on olemas, siis peab ikkagi minema ise üles otsima seda teenust taotlema. Sotsiaalkindlustusamet on siin kenasti pioneerina teed puhastanud ja vanemahüvitisena juba teeb inimestele proaktiivseid pakkumisi selles osas, missugune tema vanemahüvitis olema saab. Ja siin me näemegi tegelikult väga suurt võimalust arenguks ka kõikidel teistel riigiasutustel, avalikel teenustel, et kui andmed on olemas või siis neid on lihtne koondada ja koguda, siis juba varakult ja omal initsiatiivil need teenused kodanikele proaktiivselt siis osutada. Ja need ongi need kaks põhilist probleemsamast, millest lähtuvalt me elusündmusteenuseid arendame. Ja et mitte enda töökaaslane Otist siis liialt palju erineda, panin ka enda ettekandesse ühe video sisse, et mitte hakata selgitama liiga põhjalikult, et mis asjad on sündmusteenused, ma lasengi seda ühel videol teha, nii et vaatame seda järgnevalt. Igal inimesel on elukaar, mille defineerivad võtmesündmused nagu sünd, koolitee alustamine, kooli lõpetamine, juhilubade saamine, tööelu alustamine, abiellumine, lapse saamine ja palju muud. Neid olulisi momente defineerime elusündmustena ning need on jaotatud erinevatesse elukaare alamosadesse, nagu näiteks pereelu, kooliaeg, täisiga ning paljud teised. Mõned sündmused, nagu näiteks õnnetusjuhtumid, ei kuulu ühtegi kindlasse alamussa. Kõikide nende elusündmuste puhul on riik sulle abiks, et vajalikud protsessid sujuksid kiirelt ja ilma vaevata. Vaatame lähemalt ühte nendest sündmustest. Autojuhilubade saamisel. Olles läbinud autokooli ning omades kehtivat tervisetõendit, saad esitada taotluse autojuhilubade saamiseks. Peale seda tuleb läbida teooriaeksam, sooritada autosõidueksam ning lõpuks saad sa kätte oma juhiload. Kõige selle juures on sulle abiks Maanteeamet. Vaatame aga nüüd veidi keerulisemat elusündmust, nagu lapse saamine. Seekord on elusündmus jaotatud mitmesse suuremasse etappi, milleks on lapse saamise planeerimine, lapse ootus, lapse sünd ning sünnijärgne lapsehooldus. Iga etapp sisaldab endas mitmeid avalikke teenuseid. Nimetame neid sündmusteenuse osateenusteks. Lapse saamise planeerimisel võivad nendeks olla tervishoiuteenused. Lapse ootuse etapis võivad nendeks olla vanemapuhkuse ja perehüvitise planeerimine. Lapse sünniga seotud etapis isaduse omaksvõtt ja lapsele nime andmine ning sünnijärgse lapsehoolduse etapis perehüvitiste saamine. Erinevate teenuste eest vastutavad nendega seotud asutused. Asutused ei ole aga seotud ainult ühe kindla elusündmuse etapiga, vaid nende teenuseid võib leiduda mitmetes etappides. Ning kui sul peaks seda vaja minema, pakuvad nad sulle abi. Millal iganes seda vaja on. Osad tegevused vajavad vanemapoolset algatust, kuid igal võimalikul juhul algatavad asutused ise ettenägelikult vajalikud tegevused. Ning loomulikult jagavad asutused ka omavahel andmeid, et asjad liiguksid nii kiirelt kui võimalik. Kui need süsteemid kombineerida, siis näeme efektiivset andmete liikumist, mis võimaldab riigil pakkuda uuele vanemale lihtsaid ning kiireid avalikke teenuseid. Kuid lapse saamine on kahe inimese töö, mis tähendab, et see sündmus ei paikne vaid ühe inimese elukaarele, vaid ilmub ka teise vanema elukaarele. Ema ja isa elukaared on nüüd seotud. Kuid see pole veel kõik. Lapse sündides algab ka tema elukaar, mis on samuti seotud mõlema vanemaga. Kui veidi kaugemalt vaadata, näeme mitmeid pereliine ning omavahel ühendatud elukaari, mis moodustavad laia võrgustiku, kus Eesti avalikud teenused aitavad igapäevaselt läbi viia lugematul arvul elusündmustega seotud toiminguid üle kogu riigi. Nii, täname siin koha peal siis Euroopa Liitu selle toreda animatsiooni teostamise võimaluse eest ja siis loomulikult ka
Trinidad Weissmanni, kes eelmine aasta selle animatsiooni kokku pani koostöös koos siis analüüsiga sündmusteenuste teostamise uurimiseks. Ja kui see vaade ja see animatsioon tegelikult kõnetaski sisuliselt seda, mida siis sündmusteenused kodaniku jaoks tähendavad, ehk siis tuua kokku kõik avalikud teenused, mis ühe konkreetse elusündmusega on seotud, panna nad sellisesse kasutaja mugavasse jadasse, nii nagu me neid tarbida soovime, siis ma tõin siia teisele slaidile selle poole, kuidas see pilt avaliku sektori poole pealt välja näeb või kuidas see pilt nii-öelda köögi poole pealt välja näeb. Ja tõin just nagu abiellumise sündmusteenuse näite, millega ma ütleks, et me oleme hetkel kõige kaugemale liikunud ja millest ma hiljem ka natukene tulevikuplaanide osas räägin. Et kui vaadata seda kõige laiemat kasti, siis abielu sündmusteenus koosnebki erinevatest osadeenustest, mida osutavad siis osadeenuse omanikud ja mida haldab sündmusteenuse omanik. Et kõige keerulisem, ütleme, avaliku sektori halduse vaates ja teenuste osutamise vaates ongi just võtta sellel samal sündmusteenuse omanikul, kelleks on Siseministeerium abielu sündmusteenuse puhul, võtta vastutust nende lõikude eest selles teenuses, mis ei ole otseselt tema kontrolli all. Näiteks võib siin tuua Transpordiameti teenuse, mis küll töötab väga hästi, kuid peaks seal mingisuguseid probleeme tekkima, siis Siseministeerium, olles selle sündmusteenuse omanik, on tegelikult ka vastutav selle sama teenuse lõigu korraliku toimimise eest. Ja kogu see sündmusteenus ei ole kodanikele siis nii-öelda laiali paisutatud, et sa pead minema erinevaid asju erinevatest kanalitest tarbima, nagu ta tihtipeale täna on, vaid see kõik ongi toodud siis ühte riigiportaali eesti.ee kokku. Ehk siis riigiportaal Eesti.ee on see sündmusteenuste pesa, kus kohas teenused alguse saavad ja kuigi me ei ehita sinna sisse kõiki teenuseid selles mõttes, et kõike saaks ühest vaatest taodelda ja tarbida, vaid see on see koht, kus kõik teenused ka alguse saavad ja kuhu inimene tagasi jõuab, kui see teenus on siis kas kuskile maale jõudnud või on see lõppenud või siis tuleb seda alles alustada. Ehk siis vaadates ka rollide ja juhtimismudeli poolt, alati on seotud iga sündmusteenusega sündmusteenuse omanik, sõltuvalt teenusest on ka osadeenuse omanikud sellega seotud ning siis Riigi Infosüsteemi Amet, kelle esitluskihi kaudu ehk siis läbi Eesti.ee portaali kaudu sündmusteenuseid osutatakse. Ja ühtlasi siis 4. roll, sündmusteenuste portfelli haldur ehk siis MKM, üleriigilise poliitika kujundaja koordinaatorina iga sündmusteenust arendust toetab ja kõrvalt jälgib, et seda tehakse samadel põhimõtetel, samadel alustel ja ühtlasi, et see suund Eestis siis liiguks sellises tempos, nagu ta liikuma peab. Kiirelt sellest, ma loodan nüüd, et see, mis on sündmusteenused, on saadud piisavalt läbi käidud, kui seal jäis mingisuguseid küsimusi üles ja hea meelega hiljem küsimuste voorus vastan. Aga kuidas me siia oleme tulnud, siis tegelikult ja kõige konkreetsema alguse sai see 2018. aastal, kui Vabariigi Valitsus kinnitas siis ära tegevuskava sündmusteenuste arendamiseks. Ja sellel ka samal ajal alustati ka siis analüüsi sündmusteenuste loomise jaoks, millega sisuliselt saadi välja 4 tulemit. Et siis arusaam sellest, kuidas käib sündmusteenuste loomine, missugune on see juhtimismudel, mida eelneval pildil vaatasime, arhitektuurivisioon ning ka siis nimekiri 15 sündmusteenusest, millest 5 osas loodi ka tuleviku nägemus. Eelmise kevade lõpus võtsime siis selle nimekirja ette, käisime kõik asutused MKM poole pealt läbi ja saime kokku nii-öelda selleks aastaks siis tööde nimekirja, mida me siis nüüd enda teekaardi kohaselt oleme ellu viinud. Ja 2021. aasta ongi sisuliselt kulunud selle peale, et erinevaid projekte teha ja läbi viia ja ning siis oleme paika saanud ka esimese sündmusteenuse omaniku ehk siis Siseministeeriumi ja ka arhitektuurivisiooni ja isegi näidisrakenduse selle kohta, kuidas siis lähtuvalt Eesti digiriigi arhitektuurist sündmusteenuseid pakkuda saaks. Ma hiljem panen ka selle pildi ülesse. Aga ja siis viimane asi, mis siis sellel aastal ehk siis digiühiskonna arengukavas kinnitatud sündmusteenused kui ühe arenguhüppena on samuti andnud meile tegelikult päris palju jõudu ja tagalat juurde, et selle suunaga edasi liikuda. Nii, aga vaadates teekaarti, siis millega me oleme tegelenud juba konkreetsematest projektidest.
Siis selle aasta siin 3. kvartalis sai valmis töötu olemise ja nii-öelda POC-i projekt, mis vaatas 2 asja. Ehk siis kuidas ja missugune võiks olla töötu olemise sündmusteenus. Ehk siis kuidas riik selles olukorras proaktiivselt toeks on. Ja teine pool sellest projektist oli siis kogu selle arhitektuurse kontseptsiooni väljatöötamine selle sama töötu olemise sündmusteenuse näitel. See projekt oli edukas selles osas, et me saime väga hea arhitektuurse visiooni just tänu TripleDevi ja Trinidad Wisemanni tööle. Ja samuti saame ka õppimiskoha selles osas, et näiteks see tööta jäämisel proaktiivse teenuse pakkumine sõltub väga mitmetest erinevatest aspektidest, kus lisaks on juures ka inimese kaalutlusõigus, ehk siis töötukassa ametnike kaalutlusõigus, mida niimoodi 100% ära automatiseerida ei saa või on väga keeruline, ehk siis hetkel vaatame seda üle, et kas sellisel kujul seda teenust on üldse mõistlik realiseerida või siis teeme seal kohendusi. Ja ühtlasi on läbi saanud ka siis lapse saamise detailanalüüsi projekt, mida läbi viis Nortal ja mille tulemustest ka siis hiljem natukene räägin ja vaadates ka tulevikku, et mis sellest projektist on edasi saamas. Töösse lähevad meil siin sellel aastal veel alushariduse ja KOV iseteeninduse projektanalüüs, kus siis ütleme nii, et lähtuvalt sellest, et riigiteenused on kenasti juba digitaliseeritud ja digitaalne platvorm, mis võimaldab teenuseid proaktiivselt pakkuda, on kõik olemas, kuid tihtipeale see ei pruugi olla niimoodi kohalikes omavalitsuses. Ja siin ongi siis nüüd küsimus meie ees, et kuidas seda auku täita. See on väga suur küsimus ja mitte ainult meile, et rääkides siin üle maailma erinevate sündmusteenuste tegijatega, nagu näiteks Norra või Taani või Austraalia, siis tihtipeale ongi see sama kohalike omavalitsuste teema õhus, et kuidas liita need teenused riiklikusse teenuste raamistikku. Ja just selle alushariduse ehk siis lasteaia koha proaktiivse pakkumisega me tahamegi seda teenuslünka läbi mängida. Samuti vaatame lähedase kaotuse ja ka pensionile jäämise projekte ja alustame nende analüüsidega. Ning järgmine aasta on siis kindlasti plaanis ka veel kaitseväe kohustuse detailsem analüüs ette võtta ning siis kolm nii-öelda põhilist ja suuremat plokki, millest nüüd natukene edasi räägingi, mis on siis see baasinfrastruktuuri arendus, abielu sündmusteenus ning ka siis lapse saamise sündmusteenus. Alustame siis arhitektuurist. Jäämata kinni erinevatesse komponentidesse, mis siin toodud on, siis nagu enne mainisin, selle aasta novembris valmis kontseptsioon selle kohta, et kuidas lähtuvalt meie XD võimalustest praegult erinevatest teenusepakkujate infosüsteemidest, missugune arhitektuur toetab sündmusteenuste ja proaktiivsete teenuste pakkumist. Ja sellise pildini me jõudsime ning näidisrakendusena ka tööle selle osalt panime ning järgmise aasta siis suur eesmärk ongi Riigi Infosüsteemi Ametiga koostöös ehk nende eestvedamisel suuresti selle arhitektuurse visiooni kesksed komponendid välja arendada RIA infrastruktuuri. Ehk siis selle põhjalt hakatagi pakkuma juba proaktiivseid teenuseid läbi Eesti e-portaali. See saab kindlasti olema päris väljakutsuv, päris tihe projekt ja programmi ajakava, küll aga kindlasti selle ära teeme, sest et see avab nii mitmeidki teisi huvitavaid perspektiive, nagu näiteks sõnumivahetusruum, mis siit juba varasemalt läbi käis, mis võimaldab nii-öelda siis väiksema koormusega asutuste vahel vahetada informatsiooni selle kohta, kui kellegi mingisuguse isiku informatsioonis on midagi muutunud. Selle põhjal siis juba ka siis teenuspakkumisi teha. Nii et sellega töötame terve järgmise aasta, nii et kui kellelgi on kuskil ettekandeid tarvis teha selles osas, et missugune on digiriigi arhitektuuri tulevik, siis kahtlemata võtke esiteks sellest slaidist võite kenasti pildi välja võtta, aga selle slaidi taga on laiapõhjaline analüüs ning seega olge julged seda läbi töötama ja või siis meilt küsima nõu, et kuidas seda antud teemat katta või siis õigete inimestega lihtsalt kokku viia, et sellest teemast teadmist jagada. Teine teema, mis
on järgmise aasta suurem eesmärk, on siis 2 sündmusteenust tööle panna. Esimese hooga küll siis MVP ehk siis minimum viable product, mis kõnetab seda, et me ei lähe arendama 5 aastat ühte suurt toodet ja siis lõpuks tegema ühte suurt laivi, vaid me arendame välja väärtust loovad tükid iteratiivselt ehk sammhaaval, maandades sellega riske ja olles samal ajal jällegi üha rohkem või paremini kontaktis sellega, et mida siis tegelikult teenustest tahetakse ja vajatakse. Ja seda just see abielu sündmusteenuse MVP adresseeribki, et oleks olemas infoteenus selle kohta, kuidas Eesti riigis abiellumine üldsegi protsessina välja näeb, et see oleks kõik toodud kenasti eesti.ee portaalile ning edasised teenused sealt samuti kättesaadavad. Ühtlasi, kes ei teadnud, siis Eesti riigis on üks väheseid teenuseid abiellumine see, kus sa pead 2 korda füüsiliselt kohale minema ja selleks, et nüüd seda ühte korda, seda taotluse osa vähemaks võtta, on vaja seadust muuta ning samamoodi siis järgmise aasta eesmärk ongi see seaduse muudatus sisse viia, et võimaldada siis digitaalse abiellumisavalduse esitamist rahvastikuregistri kaudu. See loomulikult ei võta veel ära seda kohta, kus 2 inimest peavadki füüsiliselt ka ise kohale ilmuma ja enda tahet väljendama selles, et nad tõesti soovivad abielluda, küll aga teeb see lihtsamaks nii-öelda selle esimesse sammu, ehk siis digitaliseerib avalduse. Ja samuti realiseerime kõik siis proaktiivsed teavitused selle osas, et missuguseid samme on vaja astuda ja missugusel hetkel on neid vaja teha. Ja ettevalmistused tervikteenuse arenduseks kõnetavad seda, nagu ma ütlesin, et me ei arenda 1 aastaga tervikteenust välja ühe suure kobarana, vaid teeme seda samm-haaval. Seega kõik, mis puudutab näiteks isikut tõendavat dokumentide taotlust, kuigi eesmärk on see järgmisse aastasse osalt ära mahutada, siis see võib juhtuda, et see jääb 2023. aasta algusesse. Nii palju siis abiellumisest ja teine väga oluline nüanss elus loomulikult laste saamine. Ka see on sündmusteenuste üks järgmise aasta põhifookuses olevatest teenustest ja ka selle puhul oleme võtnud eesmärk siis nii-öelda esimese väärtust loova tüki väljaarendamise ja samuti infoteenus Eesti eesse ja kogu selle nii-öelda teenuse alguse Eesti eesse toomise. Me tegime Nortali juhtimisel väga põhjaliku analüüsi viimased 7 kuud, et kuidas üleüldse lapse sünni-sündmusteenus detailsemalt peaks Eestis välja nägema. Suur osa sellest moodustas siis rasedusandmete liikumine. Nagu siin täna varasemalt läbi käinud meditsiiniandmed ei ole meil hästi ühes kohas koos, ehk siis kui naine läheb rasedusega ennast arvele võtma ja tehakse seal kas uuringuid, teste, tihtipeale need see info jääb tervishoiuteenuse osutaja siis infosüsteemidesse ja ei tule kokku tervise infosüsteemi kõigile teistele osapooltele usaldusväärselt kasutamiseks. Me tahame seda muuta, aga see on väga pikk protsess, väga põhjalikku muudatust vajab see nii standardites, mida kasutatakse andmete vahetamiseks, kui ka selleks, kuidas üleüldse neid teenuseid erinevad osapooled osutavad. Seega selle jaoks, et seda muudatust ellu viia, alustabki Sotsiaalministeeriumis siis tooteomanik, et seda teenust konkreetselt tervikajakaardi või tervikteekaardi osas hakata realiseerima ja samuti ka ettevalmistustööd siis TEHIK-us ja Eesti ees. Et järgmine aasta, mis on eesmärk paika saada, ongi siis nii-öelda see arusaadav infoteenus selle kohta, et missugusel hetkel, missugused teenused on kättesaadavad, kuidas neid taotleda, et tuua kõik see info ühte kohta kokku ja siis hakata sinna peale juba ehitama proaktiivseid teavitusi järgnevates sammudes. Ja liikudeski nüüd lõpupoole enda ettekandega, siis panin lihtsalt selle pildi siia ette, et mis meil on plaanis järgmised 2-3 ja kuni 25. aastani vähemalt teha. Et nagu paljud on tõenäoliselt kuulnud, siis taaste- ja vastupidavusrahastu toel sündmusteenuseid arendatakse ning järgmise siis 4 aasta jooksul on plaanis välja arendada 10 sündmusteenust. Ja seda me teemegi sellisel moel, et iga järgneva aastaga 2-3 sündmusteenust siis ära realiseerime ja samal ajal pidevalt arendades edasi neid, mis on juba realiseeritud. Ja samuti liigume ka siis paralleelselt sellel liinil, et proaktiivseid teenuseid sinna iga sündmusteenuse sisse
veel juurde ehitada ja sinna juurde alla tuua. Nii, mulle tundub, et lõuna on meil juba, kui mitte käes, siis kohe algamas. Ma loodan, et te saite sellest ettekandest ülevaate selle kohta, kui kaugel sündmusteenused on, millega me hetkel tegeleme. Kui teil peaks olema küsimusi, siis ma hea meelega võtan neid kohe. Aga kui neid ka tuleb hiljem, siis palun väga, siin meili aadressid on olemas. Seega saatke neid julgelt, nii et ma soovin teile edu selle teema kõnetamisel ning tänan teid väga. Aitäh sulle, Jaanus. Küsimusi ei ole, aga ma ise mõtlesin küsida, et mis on nende sündmusteenuste nii-öelda arendamise juures kõige keerukam või millest te peate nagu üle saama? No neid keerulisi asju vist saaks top 5 välja tuua küll, aga võib-olla jah, kui ühe peaks valima. Ma arvan, et meil on kujunenud välja selline arusaam, et kuidas riik teenuseid osutab. Ja tulla sellest välja, ehk minna mitte asutuse keskselt, vaid minna ikkagi kodaniku keskselt ja mõelda ümber see, et me ei taha ju tegelikult oodata kuskil ja taodelda midagi, vaid me tahame lihtsalt seda teenust tarbida sellisel kujul ja kiiresti oma eluga sellest punktist edasi minna. Nii et ma arvan, et isegi kui kasutajakesksus ja teenuse disain, kõik meile need sellised mõisted on kohale toonud, siis sellest nagu aru saada ja see juhtimismudelisse rakendada ja selle järgi ka toimida. Ma arvan, et see on päris oluline kultuurimuutus, mida sündmusteenused eeldab, mis tuleb meil läbi viia, mis on päris keeruline küll. Mis ilmselt tegelikult eeldab ju kõiki tänapäevaseid teenuseid disainides, et see peaks nii-öelda kõiki organisatsioone nii-öelda läbi käima see kasutajakesksus. Aga kasutaja jaoks, mida sa näed, võib-olla mis on see kõige suurem nagu erinevus või mis võiks seda tõrget tekitada või pigem on see kõik nii intuitiivne, et kasutaja jaoks jah, eesmärk on ikkagi muuta asju lihtsaks ja mugavaks. Et täna lihtsalt on see, et kui hakata mõtlema, et kuidas siis ühte või teist teenust tarbida, siis sa pead ikkagi minema otsima informatsiooni, siis saama aru, et see informatsioon on ajakohane ja õige. Ja siis minema ja uurima kellegi käest, et kas siis ikkagi konkreetselt minu oludes see informatsioon, mis ma arvan, et on õige, ikkagi kehtib. Ning siis seega ongi see, et tegelikult on eesmärk muuta teenused tõesti intuitiivseks. Me muidugi ei ole selles maailmas üksi, et päris kõrged latid seab meile ju erasektor, kes pakub teenuseid väga personaliseeritud ja kodanikust lähtuvalt. Ja samasugune nõudlus on tegelikult ka riigisektorile. Ehk siis pigem on nagu meie ülesanne juba siin sellele latile järgi jõuda. Seega ma ütleks, et asjad nagu lähevad lihtsamaks ja midagi keerulisemaks me kindlasti teha ei taha. No seda on rõõm kuulda. Aga võime teid siis kõiki suur aitäh sulle, lasta pausile, sööma, kirjutama, helistama, võib-olla ringi jalutama natukene ja kohtume kell 2 väga põneva järjekordse paneeliga rohedigipöördest. Nii et head pausi. Aitäh teile!